Me kutsume alati oma planeeti üheks pisikeseks veekeraks ja seda ikka põhjusega, sest maapinnast on umbes 70% täidetud ookeaniga, mis peidab endas rohkem elu kui kuskil mujal looduses. 2025. aasta juuniks on Ocean Explorationi sõnul ära kaardistatud kõigest 27,3% ookeanidest. Veealune maailm on niivõrd lai, et me ei avasta tõenäoliselt kunagi 100% ära, mida või keda see enda 360 ruutkilomeetri pinnal peidab. Sellele vaatamata ookeani sügavusi uuritakse pidevalt ja need ei ole teretulnud ainult nutikatele teadlastele, vaid ka loomulikult tavainimestele, kuid kelle rahakott on vähe paksem. Kuid 18. juunil 2023 panid ka rikkad oma rahakotid tagasi taskusse, sellepärast et veeekspeditsioone koostavad kompaniid said šokiireva õppetunni, kuidas mitte veealust maailma avastada. Titanicut uurima läinud Ocean Gate'i sukeldussõiduk Titan varises 3,5 kilomeetri sügavusel ulmelise rõhu tõttu millisekunditega kokku, tappes kõik pardalolijad silmapilkselt. Titanicuni oli veel minna kõigest 300 meetrit. Like to be remembered as an innovator. I think it was General MacArthur said, you're remembered for the rules you break. And, I've broken some rules to make this. I think I've broken them with logic and good engineering. Titani saatuslikul sõidul kaotasid oma elu Briti ärimees ja avastaja Hamish Harding, Titanicu ekspert ja uurija Paul Henry Narjolee, Briti-Pakistani ärimees Shahzada Dawood koos oma poja Sulemaniga ja Ocean Gate'i tegevjuht Stockton Rush, kes on sündinud siis 31. märtsil 1962 San Franciscos, Ameerika Ühendriikides. Ning ta sündis väga erilisse perekonda, sellepärast et tema sugupuu on päris muljetavaldav. Näiteks on tema emapoolse vanama järgi saanud nimega Louis M. Davisi sümfooniasaal San Franciscos. Või siis tema isa esivanemate hulka kuulusid ka Richard Stockton ja füüsik Benjamin Rush, kes mõlemad olid ühed, kes kirjutasid alla Ameerika iseseisvusdeklaratsioonile aastast 1776, mis pani siis põhimõtteliselt kogu aluse USA-le, mis on vapustav. Rushil vedas oma sünnisaatusega. Ma muutun juba isegi kadedaks. Nüüd minnes tagasi Stockton Rushi juurde, siis lapsena unistas ta väga saada astronaudiks, kuid tema vanematele tundus, et poiss kasvab sellest unistusest lihtsalt välja, kuid olukord sai olema hoopiski vastupidine. BBC kirjutab, et 19-aastaselt sai poisist maailma noorim piloot, kes oli omandanud kõrgeima lennujuhi tunnistuse, mida on võimalik välja teenida. See viis teda McDonnell Douglasesse, mis on endine lennundus- ja kosmosetööstuse ettevõte, kus Rush töötas hävituslennukite F-15 programmide kallal. Ja Rush lootis endiselt, et see töö viib teda ühel päeval ka atmosfäärist kõrgemale, ehk siis kosmosesse, kuid probleemiks kujunes tal siiski kehv silmanägemine, mis ei lubanud tal sõjaväepiloodiks hakata, mis oli siis 80-ndatel üks kõige traditsioonilisemaid viise, kuidas astronaudiks saadakse. Kuid sellele vaatamata hoidis Rush ikka veel 2 käega kõvasti kinni oma unistusest. 1984. aastal sai Rush Princetoni ülikoolist kätte oma bakalaureuse-kraadi lennundus- ja kosmosetehnika erialal. Ja 89. aastaks oli Rush ka California ülikoolist ära teeninud endale ka ärijuhtimise magistrikraadi ja samal aastal ehitas ta ka ise oma kätega eksperimentaalse lennuki Glass Air 3, millega ta ise ka lendas. Talle meeldis leiutada ise asju ja varsti leiutab ta siin loos veel midagi ägedat. Olete veel minuga? Maavälise elu entusiasm oli Rushil veel ikka täiesti sees, sellepärast et Smithsonian Magazine kirjutab, et Rush nägi siiski lootust hakata vähemalt kosmoseturistiks ja käis 2004. aastal oma silmaga vaatamas ka ajaloolist Spaceship One'i retke kosmosesse, mis oli siis esimene erarahastatud kosmoselend ajaloos. Ja seal pardal oli ka siis selline tegelane nimega Richard Branson, kosmoseturismi ettevõtte Virgin Galactic asutaja, mille äri pesitses siis peamiselt Mojave kõrbes Californias, kus Spaceship One ka kosmosesse põrutas. Ja sel samal ajaloolisel päeval astus Richard Branson siis noore Rushi silme ees Spaceship One'i tiivale ning oli hõisanud kõva häälega, et siit algab kosmoseturismi uus ajastu. Ja see moment Rushile peale ei läinud.
Ja see moment siis muutis samuti ka Rushi tervet nägemust üldse kosmoseturismist. Smithsonian Magazine'ile ütles Rush, et ma jõudsin järsku arusaamale, et see pole ikkagi, mida ma teha tahan. Ma ei taha olla kosmoseturist. Ma tahan olla nagu kapten Kirk Enterprise'i tähelaeval. Rush on maininud mitmetele väljaannetele, näiteks CBS-ile, et ta on tahtnud olla koguni esimene inimene, kelle jalg puudutab Marsi pinda. Aga tema siht jäi siiski pärast seda meie enda koduplaneedile. 2006. aastaks oli kosmoseunistus Rushil täielikult maha maetud ning teda hakkas huvitama hoopiski see, mida salapärast peidab endas veealune maailm. Elumuutev huvi algas tal sukeldumisest, mida ta pidevalt Seattle'is asuvas Budget Soundi suudmalas tegi. Ning sellest tulenevalt leiutas Rush taas kordselt midagi uut. Allveesõiduki K350, mille juhiseid sai Rush pensionile läinud mereväe komandorilt ja hakkas taas kordselt siis sellega midagi uut leiutama. Valmis sai ta siis lõpuks 3,6 meetri pikkuse masina, mis mahutas ära 2-liikmelise meeskonna, kes sai pleksiklaasisest aknast välja piiluda ja kuni 9 meetri sügavusi avastada. Rush sooritas sellega üle 30 veealuse retke. Ning käes oli siis lõpuks aasta 2009, mil Stockton Rush asutas Ocean Gate'i, kuid mitte üksinda, seda koos argentiinlase Guillermo Söhleiniga. Ning kompanii oli sätestanud endale eesmärgi tuua ookean inimkonnale lähemale ning selle nimel hakata tootma allveesõidukeid, mis mahutaksid endasse 5 inimest ning suudaks minna vähemalt 6 kilomeetri sügavusele, ütles Söhlein ABC Newsile pärast Titani katastroofi, kes ise siis lahkus Ocean Gate'ist 2013. aastal, kui Ocean Gate võttis siis ette põhjalikuma suuna inseneritöö poole ning Söhlein nägi, et see ala ei puuduta teda nii palju ning jättis siis Dr. Rushi Ocean Gate'i üksinda juhtima. Ocean Gate suutis oma tegevuse ajal ära kasutada 3 erinevat allveessõidukit. Mitte allveelaeva, nendel on suur vahe, rahvas, väga suur vahe. Allveelaev on suur ja enamasti relvastatud ja sõjaliste eesmärkidega, samal ajal kui allveesõiduk on pisikesem ja kasutuses eelkõige veealusteks uuringuteks. Saite nüüd aru? Esimene Ocean Gate'i kasutatav allveesõiduk oli Antipodes, mis mahutab endasse ära samuti 5-liikmelise meeskonna. Kuid tegu oli siiski allveesõidukiga, mille Ocean Gate ei olnud ise maast madalast üles ehitanud. 1973. aastal sündis Antipodes ettevõtte Perry Submarine'i käe all, mida kasutati enam kui 1300 ekspeditsioonis, mis ulatusid kuni 300 meetri sügavusele. Antud masinakere oli disainitud terasest, mis on üks enim levinumaid materjale allveelaevade ja allveesõidukite ehitamisel ning Antipodes on klassifitseeritud ka ABS-i ehk Ameerika laevakindlustusbüroo poolt ning klassifikatsioonid on siis läbiviidavad valitsusväliste organisatsioonide poolt, mis siis kinnitavad ja kehtestavad siis õiglaseid ehitusprotsesse ning masinate standardeid ning samuti annab klassifikatsioon ka siis rohelise tule kasutada masinaid turismiteenuste pakkumiseks ja samal ajal tähendab ka seda, et allveesõiduk on turvaline oma ettenähtud piirangutega siis sügavaid ekspeditsioone tegema. 2009. aastal ostis Ocean Gate siis Antipodes'i endale ning ainukene infokild sellest summast on paraku leitav Wikipeediast, mis võis, rõhutan sõna võis, olla soetatud siis ligi $300,000 eest. Faktina me saame siiski kinnitada, et Ocean Gate müüs Antipodes'i 2018. aastal ise maha ning pärast Titani katastroofi tõusis selle hind katastroofiliselt $795,000 ja seda pole ostetud siiani. Eestist huvilisi? Kui sa ostad, siis ma tahaks ise ka sinna väga minna. Kutsuge mind. 2013. aasta alguses ostis Ocean Gate endale uue allveesõiduki šablooni, mille kallal hakata töötama ning selleks oli siis Lula 500, soetatud Portugalist, aga muutsid peagi ümber Cyclops 1. Ümber nimetamisele lisandus loomulikult ka ümber ehitamine, lisades juurde näiteks toitesüsteeme arvutite jaoks ja ka juhitava rooli, milleks oli PlayStationi pult, mis pani juba varakult kulmu kergitama, aga tegelikkuses ei olnud see katastroofi kontekstis mitte mingisugune probleem. Oluline on materjal, millega allveesõidukeid disainitakse. Antud sõidukit kattis samamoodi teras ja Netflixi seriaalis ütles endine Ocean Gate'i operatsioonide juht David Lockridge, et Cyclops 1 oli samuti ABS-i poolt klassifitseeritud. Samal ajal kui kaadris näidati ka osaliselt selle andmeid, aga NTSB ehk USA riiklik transpordi ohutuse nõukogu toob välja, et Cyclops 1 ei olnud klassifitseeritud mitte ühegi kolmanda osapoole poolt. Ja ka mina ei suutnud leida mitte kuskilt informatsiooni, et Cyclops 1 oleks olnud klassifitseeritud, küll aga oli 90. alguses Lula 500
siis testitud ja valmistatud kooskõlas ABS-i klassifitseerimise reeglitega. Kirjutatakse USA mereõnnetuste uurimiskomisjoni aruandes. Antud asjaolu võib viidata sellele, et kui OceanGate hakkas Cyclops 1 ümber ehitama, ehk siis originaalselt Portugali luulat, siis kaotati klassifikatsioon. Sellele viitab ka NTSB raport, kus on klassifitseerimata Cyclops 1 märgitud kui ümber ehitatuna. Foorumites on sellest samuti juttu olnud ning arutletud samuti selle üle, et Cyclops 1 võis olla enne ümberehitamist klassifitseeritud ning kaotas seejärel oma klassifikatsiooni siis, kui OceanGate selle ümber disainis. Kuid see pole ametlikult kinnitatud fakt. Ja see pole ka nii oluline fakt, tegelikult. Kuid mis on siis oluline? Oluline on siiski see, et mis sai siis Cyclopsi perekonnast edasi, sellepärast et esimese Cyclopsiga OceanGate ammugi ei piirdunud ning lasid 2018. aastal välja Cyclops 2 ning kuu aega hiljem siis muutsid selle nime ümber Titanics, eestipäraselt Titanics, mis kõlab minu meelest veidralt, nii et ütleme inglise keeles Titan. Antud leiutis mahutas samamoodi enda pardale maksimaalselt 5 inimest ja ulatus oma andmete põhjal 4 kilomeetri sügavusele. Ehk paberil oli tegu seni kõige võimsama OceanGate'i allveessõidukiga, mille kere oli kaetud süsinikkiust, mõlemasse otsa kinni liimitud titaanis segmendid, mis omakorda oli poltidega kinnitatud titaan kuplite külge. Tegu sai olema esimese veealuse masinaga ajaloos, mis suudab süsinikkiust kerega sukelduda nii sügavale, nagu 4 kilomeetrit, ning rääkides klassifikatsioonist, siis siin ei pea me end palju vaevama, sellepärast et Titan, ei saanud seda endale mitte kunagi. Kuigi esialgu kaaluti klassifikatsioon saada ning seda kas siis Norra klassifitseerimisühingu DNV või Suurbritannia Lloyd's Registeri kaudu. Kuid Stockton Rush nägi, et antud protsess võtaks liiga kaua aega ning ta mattis siis selle klassifikatsiooni teema täielikult maa alla. Kuid mis oli siis lõpuks Titani tootmise eesmärk? No kui te nimest juba ära ei loe, siis antud allveesõiduk viis turiste vaatama 3,8 kilomeetri sügavuses puhkavat Titanicut. Ma ei tea, kas see nimi on sellest tuletatud, aga äge oleks. Titanicu ekspeditsioone ei oldud 2005. aastast mitte kellegi poolt läbi viidud ning OceanGate hakkas siis neid taas elavdama. Ja esmapilgul tundus, et kõik läheb täiesti plaanipäraselt. 2021. aasta juulis jõudis Titan esimest korda Titanicu vrakini. Pardal loomulikult Stockton Rush, siis veel OceanGate'i endine kvaliteedijuht Scott Griffith ja Titanicu ekspert Paul Henry Narjolet, kes uskus OceanGate'i edusse väga lootusrikkalt ning ütles GeekWire'ile ka veel seda, et OceanGate'i Titan on hea näide sellest, kuidas innovatsioon ja turvalisus käivad käsi käes. Mul on ülimalt suur usk sellesse masinasse ja ka OceanGate'i meeskonda, ütles Narjolet, kes oli Titanicut vaatamas käinud juba mitmeid kordi. Ning kuulda siis selliseid sõnu mehelt, kes on käinud Titanicu vraki juures kõige rohkem, andis kindlasti OceanGate'i mainele lisapunkte juurde ning pärast esimest ekspeditsiooni käis Titan edukalt veel Titanicul külas 12 korda, kokku tehti 33 katset enne katastroofilist laskumist 18. juunil 2023. On 16. juuni 2023 ja OceanGate'i meeskond on lahkunud Kanada St. Johnsi sadamast. Siin on ka foto St. Johnsist lahkuvast laevast Polar Prince'ist, mille sabast Titan talle järgi ulbib. Päris kõhe ja kurb vaatepilt, loomulikult. Päev hiljem ilmastikuolud halvenesid märgatavalt. Lained tõusid kuni 2 meetrini ning tõenäosus ekspeditsioon läbi viia oli üpriski madal, kuid see oli missioonide puhul täiesti tavaline nähtus ja ilm oligi tavaliselt üks peamisi põhjuseid, miks sukeldumised ära jäeti. Katastroofi päeva alguseks oli ka ilm rahunenud ja hommikul kell 8:30 astusid eksperdid viimaks Titani pardale. Eksperdid? Kas nad pole mitte reisijad, Oliver? Ma räägin varsti täpsemalt, miks me neid ekspertideks kutsume. Otsa sai. Kell 9:05 oli masin platvormilt täielikult vee alla jõudnud. Ja edaspidine kommunikatsioon toimus siis teksti sõnumite kaudu ja esmapilgul oli kõik täiesti okei. Kuniks kell 10:47 ja 2 sekundit saatis Titan laevale sõnumi Dropped to weights, mis tähendab seda, et allveesõiduk oli enda masinalt lahti lasknud kaalupommid, mille vabastamine siis aeglustab laskumist või teise variandina vabastatakse need siis sellepärast, et alustada tagasitõusu vee pinnale. Kuid OceanGate'i meeskond on kinnitanud, et kaalupommide vabastamine sooritati siiski laskumise aeglustumiseks, sest antud sõnum saadeti 3300 meetri sügavusest ja ookeanipõhi oli niigi lähenemas, mis nõudis aeglasemat laskumist. Tegu oli ka viimase sõnumiga, mis laeva ja allveesõiduki vahel aset leidis
sest kõigest 9 sekundit pärast sõnumi kohale jõudmist kuulis OceanGate'i meeskond Polar Prince'i pardal pauku, millest alguses väga suurt numbrit ei tehtud, kuid samal ajal leidis aset ka Titani viimane ping ehk asukohapäring Polar Prince'ile. Transceiver head moves around. 400 meters to go. Yeah. It should be about 500 meters, 30. Tegu oli umbkaudu 5000 PSI tugevuse implosiooniga ehk 5000 naela ruuttolli kohta, mis tapis Titani pardal olijad kõigest 30 millisekundiga. Ja võrdluseks veel nii palju, et 15-kilose hantli asetamine siis keskmisele peopesale on umbes 11 PSI-d, aga 5000 PSI-d, olge valmis, see on umbes võrdeline 19 40 tonnilise veoki asetamisega inimkehale. Tõenäoliselt ei aimanud Titanis mitte keegi, et nad surmaga silmitsi seisavad. Ja kui pauk käis, siis ei tundnud ka mitte keegi, tõenäoliselt mitte midagi. Ja alles ei jäänud neist samuti praktiliselt mitte midagi erilist, kuid mingisuguseid inimjäänuseid siiski tuvastati. Näiteks osa Stockton Rushi pusast, mille sees oli veel tervenisti säilinud pastapliiats, Titanit sümboliseerivad kleepsud ja visiitkaardid. Bioloogilistest jäänustest ei tea avalikkus mitte midagi, aga mida me faktina öelda on see, et terve inimkeha muutus implosiooni tagajärjel justkui liivateradeks, mis on pannud avalikud foorumid uskuma, et säilida võisid vaid mõned luud. Aga keda siis lõpuks tasub süüdistada selles tragöödias, sest õnnetus see siiski ju oli, aga kui palju punaseid lippe siiski lehvis enne saatuslikku laskumist? Sellepärast, et jah, meedia pööras enne katastroofi tähelepanu eelkõige nendele roolidele, PlayStationi pultidele, kuid uskuge mind, OceanGate'i kaardianete taga ennustik katastroofi ette pea kõik kolleegid, välja arvatud see üks kindel egoist. I often wondered just in his actions if he was borderline a psychopath. Tõesti, ma vabandan, et ma siin sellise ründava kommentaari ühele kunagisele targale mehele annan, aga kui terve kollektiiv suudab ette näha katastroofi, valesid toiminguid, siis see peab olema ju märk, et midagi on viltu. Stockton Rush ignoreeris neid. Ta võttis igat ümber lükatavat pakkumist isikliku solvanguna ning seejärel ähvardas ka siis kolleege koguni kinga saamine. I am highlighting my safety concerns, which as an employee of the company, I've been I here have- for nearly 3 years now, Stockton. I I've have seen heard- the way it works. I am addressing what I view as safety concerns. And- Concerns that I have mentioned verbally, Correct. And which I- have been dismissed by everybody. I've listened to them, and I have given you my response to them, and Yes. you think my response is inadequate. Correct. Okay, so that's the impasse we're in. Is if something goes wrong with you being in that submersible, okay, with topside support, those are the ones that are left with the aftermath. Those are the ones that are left to answer to the accident investigation team. OceanGate is done. I understand. Everybody says, oh, it'll just be Stockton's wife. That's the only person you could be liable for. Nonsense. The accident investigation team will come down. I understand. It would shut the industry down. I understand, and that's bull, but that's fine. Okay. I have no desire to die, and I'm not going to die. I am not dying. No one's dying under my watch. Period. You don't agree with that, and I don't want to put you in that position. Do you now want to let me go? That's the question. I don't see we have a choice. See pole veel kõik, me ulatume isegi ettevõttest väljapoole, sest isegi teised kompaniid, näiteks EOS Expeditions, võttis sõna ning hoiatas Rushi, et Titan ei vasta standarditele, mida tema siiski kiitis heaks. EOS Expeditioni asutaja Rob McCallum kirjutas Rushile 2018. aastal, te soovite kasutada klassifitseerimata tehnoloogiat väga vaenulikus keskkonnas. Nii palju kui ma hindan ettevõtlikkust ja innovatsiooni, saate te potentsiaalselt ohtu terve allveeturismi sektori. Ja Rush vastas siis McCallumile järgmiselt. Ma tean, et meie innovaatiline lähenemine on vastuolus allveesõidukite ortodoksiaga, kuid selline ongi innovatsiooni olemus. Olen väsinud nendest, kes püüavad kasutada ohutuse argumenti innovatsiooni peatamiseks. Alates sellest, kui Guillermo ja mina OceanGate'i asutasime, oleme liiga tihti kuulnud alusetuid kurtmisi, nagu te tapate kellegi. Ma võtan seda kui isiklikku solvangut. Peamiseks murekohaks oli Titani konstruktsioon ja eesotsas just selle kere, mis oli valmistatud süsinikkiust ning mida ei oldud mitte kunagi varem süvavee ekspeditsioonides kasutatud. Kasutatavam ja ohutum materjal selliste sügavuste uurimiseks on teras, mida on ka hinnatud
üheks kõige tugevamaks materjaliks, mis on ka siis allveesõidukite disainimisel ülimalt kriitiline omadus, sellepärast et mida sügavamale sa ookeanis lähed, seda rohkem avaldatakse ka sulle füüsilist survet, kui ta pole juba aru saanud. Materjal nagu süsinikkiud on kasutuses näiteks lennunduses, mida kasutavad mitmed Boeingu ja Airbusi lennukid. See on ka ju ilmselge, sellepärast et lennukid peavadki olema võimalikult kerged. Aga kuidas jõudis Titan nii mitu korda enne katastroofit Titanicu vraki juures siiski käia? Nüüd ma pean teile täpsemalt rääkima, mis toimub süsinikkiuga aja jooksul, kui teda pidevalt sellistes sügavustes kasutada. Süsinikkiud ise koostab imepisikesest kiududest, läbimõõdult peaaegu 10 korda väiksemad kui inimese juuksekarv. Antud materjal on tõmbele väga vastupidav, ehk kui me üritame kiude venitada, on nad tugevad, aga kui me üritame neid kokku suruda või pressida, siis puudub nendel absoluutselt igasugune vastupanu. Colorado osariigi ülikooli masinaehituse professor Mostafa Yortkani on maininud, et kui süsinikkiule rakendatakse pidevalt raskust või survet, on väga suur tõenäosus, et konstruktsioon hakkab lagunema ja defektid tekivad materjali sees, mis pole palja silmaga nähtavad. Yortkani veel lisas, et kui süsinikkiust kerega allveesõiduk on käinud pidevalt süvaekspeditsioonidel, siis on väga suur tõenäosus, et defektid hakkavad ajapikku kasvama, mis tõttu on ülimalt kriitiline teha pärast igat ekspeditsiooni kontroll, et kontrollida, kui palju on defektid siis masina sees kasvanud. Kuid kas OceanGate viis läbi Titani kontrolle ja vahetasid kere pärast igat ekspeditsiooni? Ma ei tea, seda ma saan ainult oletada. Mina arvan, et nad seda ei teinud. Mida teie arvate? Andke kommentaariumis teada. Klassifikatsioon! Absoluutselt! See neil ju puudus ning klassifitseerimata sõidukit ei tohi kasutada kui turismiteenust, nagu ma juba mainisin. Ning mida OceanGate tegi? Totaalselt turismi. Üks pilet Titanile oli $250,000, mille nad katsid vabandusega ära, et nad mitte ei vii ekspeditsioonile reisijaid, vaid missioonitspetsialiste, et vältida tõsiseid õiguslikke tagajärgi juhul, kui keegi peaks surema. Sõna reisija oli antud ettevõttes kui Voldemort Harry Potteris. Nad üritasid absoluutselt seda sõna täielikult vältida. Netflixi seriaalis tuuakse välja, et pärast 2 aastast uurimist järeldas USA rannavalve, et Stockton Rush ilmutas hooletust, mis aitas siis kaasa Titani katastroofile ning uurijad nimetasid 5 inimese hukkumist ennetavaks tragöödiaks ning leidsid, et Rush ja OceanGate kasutasid hirmutustaktikaid ja valeväiteid, et vältida järelvalvet. Kui Rush ei oleks antud katastroofis pardal olnud, oleks uurimine soovitanud edastada juhtumit edasi USA justiitsministeeriumile, et kaaluda tema vastu kriminaalsüüdistuste esitamist. Suured tänud vaatamast taaskordselt minu uut videot sellel kanalil ning ma soovin tänada teid südamest, eriti just Malaisia lennu video üle, mille toetus oli meeletu. Andke kindlasti kommentaariumis teada, mida teie sellest tragöödiast arvate ning kindlasti tellige, et näha sarnast sisu ka edaspidi. Mina aga tänaseks lõpetan ja soovin teile ilusat päeva õhtu jätku.